Oleme oma Luna saadetega jõudnud täpselt poole peale, 4 on tehtud ja 4 on veel teha, nii et ma mõtlesin, ma tahaks oma toimetuse liikmeid kuidagi premeerida. Kutsusin nad täna siia Kalev spaasse lõõgastuma või seda vähemalt arvavad nemad. Tegelikult on mul hoopis teine plaan varuks. No nii, tere! Tere! Kuulge, ma pean tegelikult teile ühe saladuse välja rääkima. Ei. Nimelt, ma ei kutsunud teid siia lihtsalt mullivanni lõsutama ja torust alla sõitma. Me hakkame tegema supptreeningut. Mis on? No, kohe saame teada. Trenn ootab, lihased vaja pingule ajada. Suppamaa treening on kõrge intensiivsusega kogu keha treening, mis toimub basseinivees olevatel laudadel ehk fit-mattidel. Millised lihased sellise treeningu ajal aga kõige rohkem tööd teevad? Põhimõtteliselt kõik kerelihased, aga ka fokusseerime erinevate lugude ajal, paneme tähelepanu just rohkem seljale või küljelihastele või rohkem kõhulihastele või tuharale. Ehk siis tegelikult terve keha. Trenn algas muidugi soojendusega ja kohe kukkusid esimesed meist vette. Laudade peal püsti püsimine oli paras katsumus. Kui turvaline sellises keskkonnas trenni tegemine üldse on? Mina ütleks, et väga, sest vette kukkuda on väga pehme. Meil on vesi madal, nii et selles mõttes ei pea ka kartma, kui ei oska väga hästi ujuda, siis ka jalad lähevad põhja. Hilisema analüüsi järel võin öelda, et mina kukkusin vette vist kõige rohkem. Kui tasakaal juba enam-vähem käes, saime juba päriselt trenni teha. Või vähemalt üritasime päriselt trenni teha. Juukse vastu! Väga ebasekikus. Treeningharjutus oli see hingamise harjutus, kus sai lihtsalt istuda vaata. See oli my favorite. Pingutamise kõrvalt oli meil aega ka muidugi üksteist kiusata, sest kellele ei meeldiks oma kursakatega veesõda mängida. Nali naljaks, suppamaa treening oli tegelikult üsna intensiivne. Supilaudadel möllamisel lõpetasime mõnusa venituse ja maha rahunemisega. Aitäh, teiega oli väga tore. No nii, trenn on tehtud ja ma loodan, et teile meeldis või mis arvate? Meeldis. Ma tunnen, et olen väga väsinud, aga samas oli väga lõbus. Alguses mul läks väga hästi, ma ei kukkunud üldse vette ja siis mingi hetk täiesti suvalise harjutuse kohas, nagu ma lihtsalt davai, tšau. No isegi telemaagia nimel ei ole mõtet meigiga tulla. Ma ütleks kokkuvõtteks, et miks teha trenni maa peal, kui saab ka teha vee peal. Ma polnud selleks üldse valmis, aga tegelikult oli mõnus. Ma arvasin ka, et see on rohkem chill ja grill ja et me ei hakka päriselt trenni tegema ja pulss ei lähe päriselt üles, aga vähemalt sai jäätist praegu.